Au Jumalale, kiitus ja austus Jumalale. Kui me ülistust tegime, siis Jumal kinnitas oma sõnas. Ma kohe leian selle üles. See on siis laul 102 ja salm 17. Sest kui Jehova on üles ehitanud Sioni, siis ilmub ta oma auhiilguses. Selle koguduse nimi ei ole juhuslikult niimoodi. See on Sion. Kui ma tulin siia, siis ma ei tea, mis Jumal on teinud selle nädala jooksul nii palju asju. Ja ma olen siin selle jaoks, et anda tänu. Kolossa kirjas ütleb nii, et olge ülevoolavad tänus. Ja juhtus esmaspäeval selline asi, et ma sain teada, et mu naabrinaine on lahkunud igavikku. Aga teate, et sõna ütleb nii, et ennem on külvaja, siis kastetakse ja siis lõigatakse. 6 aastat tagasi, ma tuletan sulle, Margus, meelde. See oli veebruarikuus, kui ma sain selle korteri sinna Sõle tänavasse. Aga meil oli Margus ja tema vennaga kokku lepitud, et nad tulevad remonti tegema. See on 60 aastat ilma remondita, seal oli kõik laest kuni põrandani, kõik vaja. Ja kõik, mis seal oli üleliigne, oli vaja välja viia. Ma ei tea, kui palju sul abilisi oli, aga 25. te alustasite, ma andsin võtmed, ma sain selle nõusoleku, et lammutada neid asju. Ja kui mina tulin sinna 5. ma kolisin, siis kõik meie trepikojas teadsid, et ma olen kristlane. Üks halleluuja käis, üks töö käis, üks Jumala austus käis ja see oli niimoodi, et ülevalt alla. Mina olin 3. korrusel, nemad käisid 3. korrusel ja 5. korruseni oli. Saate aru? See on külv. See oli külv. Õhk oli nii puhas. Jumal rääkis kõikide olukordade kaudu. Ma käisin ainult paar korda seal, viisin prügi välja ja tegin väikest ettevalmistust. Ja kuidas Jumal paljastas ühe päevaga, et see ühistu esimees, ma pidin need dokumente ja neid plaane tema käest saama, on homo. Ühe päevaga. Aga see on teine tunnistus. Et see on nüüd see, alles nüüd jõulude ajal, ta oli eelmine aasta haiglas ja nüüd jõulude ajal, tähendab teatud ajal ta käis külas. Tal oli nagu söögi tegemisega probleeme, tal sugulased käisid, aga ta tahtis sooja toitu. Ja mul tuli meelde kohe see, kui ta käis siis detsembrikuus mitu korda. Ta kohvi ei ole, aga ta küsis kohvi, siis ta tegi teed. Ta oli ütlemata tänulik. Ja ma mäletan veel seda, et kui ta tuli, siis käisin tal külas. Me rääkisime eesti keeles ja vene keeles, tal oli isa eestlane, ema venelane. Ta oli seda armu nii täis, ta oli nii ülimalt õnnelik, et mina sinna tulin elama. Aga enne seda nüüd, esimese aasta jooksul, oli üks armas vend, kes oma ema viis iga päev ratastooliga välja. Meie ainult palvetasime seal, kaaskristlasi käis ka. Ja siis see memm suri. Ta oli siis 92. Siis vastaskorteris, temal oli mees, järgmine aasta sai 90, mees lahkus. Aga kas te saate aru, mis tähendab külv? Nad andsid oma elu Jumala, sest nad nägid elavat inimest evangeeliumi kuulutamas. See tuleb nii nagu oavarrast. Ja siis see nädal, kui oli hommikupalve, siis ma korduvalt andsin tänupalvet Marguse eest, et vaata, see on see usujulgus, mis sulle on antud. Sinu kutsumine on sinule antud, igal ühel on teil oma kutsumine antud. Üks teeb ühte asja, teine teeb teist asja. Ja ma esmaspäeval armas õde hommikupalvel Eeva ütleb, et mina tahaks ka sinna, ma ei tea, kuidas sellest juttu tuli, et mina tahaks ka sinna Hagudisse minna. Ma ütlesin, lähme siis.
Aga siis ma veel ei teadnud, et see naabrinaine on surnud. Ja vot nüüd, ma ei tea, ma pean tulema. Millal ma ei tea. Kas te saate aru, et ma ei sõltu sellest, mida mina tahan, vaid Jumal tahab, et ma teda austaksin, oma suuga tunnistaksin. Teate, ma ütlesin, ma käisin nagu kogu aeg nagu lennates. Lihtsalt Jumal tegi. Ja siin on veel üks asi. Ma kogu aeg olen rääkinud Marguselt, ma tahan sulle seda raamatut ja ma sain selle raamatu. See on vaimulikust perspektiivist. Ja siin on siis see kuulus lause, et Jumala vaim valatakse välja, kui meri katab mere põhja. See on Harry Eller. See on prohvetlik raamat, räägib algul, tal on 3 raamatut, sinimustvalge. Sinine on tal siis Kanadast kirjutatud, must on ka Kanadast kirjutatud, aga siin Eestimaal trükitud. Ja see andis Jumal talle siin, kui ta naisega siia kolis, Hiiumaalt on ta pärit. Ja siis anti talles kirjutada. Selles raamatus on tal elulugu, kuidas Jumal on kogu aeg juhatanud teda. Kui tema kõneles, siis tema kõneles prohvetlikult. Ükstaspuha, millise sõna ta võttis. Lihtsalt taevas amanes. Kõik, sulle antakse kõik teada. Ja sa oled äkki taevariigi niimoodi kätte saanud, aga seda talenti igale ühele antud. Saate aru? Sina oled, Margus, sellele teel. Ja ma annan selle, ma ei kirjutanud siia sisse, aga ma panen võib-olla selle kuupäeva, et ma sain täna sulle selle anda. Ole ja viimased peatükid, ta räägib sellest, ma ei tea, vist lehekülg 255, on see 42. põlvkond. See on see aeg, kus me praegu elame. Jumal kasvatab seda uut põlvkonda. Ja ta annab kõik täpselt nii palju, kui meil on vaja. See on nüüd esimene koht. Aga no on niimoodi, et meie päranderikkus on alati põlvest põlve. Üks on see, et me geneetiliselt sünnime emas ja isa geneetilise poolega. Kas sa oled pikk või lai või paks või peenike, konstitutsioon on Jumala käest. Juuksevärvus ei ole sinu teha, see on ka sulle antud silmavärvus. Aga vaimulik pärand. Ma loen nüüd selle koha ette. See on mind kandnud aastaid. Ja Jumal teeb kogu aeg selle kaevu nagu sügavamaks. Sügavamaks. See on Efesuse 1. peatükk. Aga ma ei hakka nagu kõigest. Armsas. See on 1. peatükk, ma loen siis 7. Armsas, kelles meil on lunastus tema vere läbi, üleastumiste andeks andmine tema armu rikkust mööda. Tead, me ei ole seda väärt, aga see arm, et mina tulen Jumala juurde, annan kõik tema kätte ja ma ei anna korraga, ma ei oska anda, sest ma veel ise ennast nii palju ei tunne. Ja siis ma avastan. See on tema oma. Mina olen tema kätetöö. Püha vaim tuleb ja räägib minuga ja näitab mulle neid asju, mida ma ei tea, aga ta on mu südamesse selle juba enne istutanud. Nii nagu Jeesus ütleb, ma olin enne, kui teie olite. Üleastumiste andeks andme tema armu rikkust mööda. Seda armu on ta rohkesti välja valanud meie üle kõige tarkuse ja mõistusega. Saate aru, see ei ole see muldne tarkus. Tead, teen kooki, sina annad retsepti ja sina annab, ometi tuleb kook alati erinev. Aga see tarkus, mis on igavene, mis on sinu südamesse istutatud Kristuse läbi, avanebki siis, kui sa kaevad kogu aeg need. Mäletate, Abraham kaevas kaevud hästi sügavale ja ta sai vett. Iisrael on selline kivine maa. Ja siis tuleb vaenlane ja kaevab sul kõik kaevud kinni. Saate aru? Aga Jumal taastab, et kui see süda on ka lukku läinud, siis ta lõikab ümber ja näitab, et kõik kaarded on sinu südames, et kogu rikkus on Kristuses. Kui ta meile tegi teatavaks oma tahtmise saladuse, oma hea meele kohaselt, nõnda nagu ta seda eneses oli kavatsenud.
aegade täiuse korraldamiseks, et Kristuses kokku võetaks kõik, mis on taevas ja mis on maa peal. Kõik. Tema on loonud taeva ja maa. Ja meie oleme siin sees. Temas, kelles meiegi oleme saanud pärijaks. Ja see on nüüd see vaimulik pärand, mis tuleb põlvest põlve. Margus teab väga hästi, kes olid tema vanemad, kes olid tema vanavanemad, meil on ka teada. Aga mõni ei tea. Aga mida ka kristlikum on põlvkond, nad kõik teavad. Vanaisa tegi seda, vanavanaisa tegi seda, vanaema tegi seda, vanavanaema tegi seda. Sina ka tead. Pärijaks, kes selles enne oleme määratud selle kavatsust mööda, kes kõik teeb oma tahtmise nõu järgi, et me oleksime tema au kiituseks. Et kui sa kiidad, siis sa kiidad Jumalat. Austad Jumalat. Kõik. Annad au talle. Ja see tõstab taeva üles ka sellele inimest, kes ei ole Jumalaga üldse kokku puutunud. Ta teab, et Jumal on olemas. Aga ta ei saa katsuda seda kuidagi moodi. Aga Salomon ütleb, et tule tunnetuse sisse. Et see tunnetus, tõe tunnetus, mis tuleb sinu südames ja sinu südame läbi. Ja teeb selle elavaks. Katsuda sa ei saa seda, aga ära tunda saad. Kui saite kuulda tõe sõna oma õndsuse evangeeliumi, kelles teiegi saades usklikuks olete kinnitatud, tõotatud püha vaimu pitsariga. Selle vaimu, kes on meie pärandi tagatis tema omandi lunastamiseks, tema au kiituseks. Sa võid lugeda 10 korda seda. Ikka loed ja sa närid ühte lauset ja närid teist lauset ja see on jah ja aamen. Miks ma tahtsin seda nii pikalt rääkida, et siin mina olen töötanud suures koondises, kus on siis piirkonnad erinevad. Kirde-Eesti oli väga raske, Põlvasse oli vaja minna, aga see Rapla piirkond oli väga vaene. Ja ma ei osanud nagu midagi selles mõttes, ma ainult mõtlesin, et miks pärast üks piirkond on nii vaene. Ja siis, kui ma olin Olevistes või kristlaseks sain, siis oli siin Märjamaal kogudus. Ja siis ma läksin Nelipühi kirikule appi ja siis ma sain ka Marjamaal käia. Ja kuna ma olen niisugune paras raamatokoi, vaimulikke raamatuid ju selle enne laulva traditsiooni ei olnud, kõik oli kriitpaberi peal, aga see käis käest kätte ühele teisele. Täna lugesin, homme andsin juba teisele, aga siin Märjamäel elas selline tore kristlane, Eevi Anni. Tema oli selline, kes Jumal andis 25 aastat elupikendust, sellepärast, et armastas Jeesust. Ta ei saanud liikuda, tal olid jalad kehvad, süda oli vajas taastumist kogu aeg. Kui tema käis haiglas südameoperatsioonil, siis üks suri, teine suri, erinevas haiglaperioodid, jälle naaber suri, aga temale anti elupikendus. Tema läks koju, sai arvuti peal, tõlkis kõik lugusid. Ja lihtsalt tema mälestuseks, et see pärandirikkus on olemas, see on talletatud. Ta trükkis, ta tegi, mina aitasin tal toimetada niimoodi, need kogu aeg sündisid. Ja see ime, mis Jumal talle andis selle usu läbi, 25 aastat sai 50 aastale juurde. Ja Märjamäel peaks vist olema siiamaani vaba kogudus. Nii et kui te olete kuulnud Jumala imesid tõsielust, see on praegu vist 3. Esimesed ja teised on ammu läinud, aga need on olemas. Ma tean seda, et osa käivad näiteks haiglates, hooldekodudes lugemas ette nendele, kes ei saa lugeda. Panevad sinna riiuli peale. Need, kes saavad käia, saavad võtta ja lugeda. Ma ei tea, tähendab. Mina võtsin ta kaasa ja siin on siis erinevate evangelistide lood. Usu kinnituseks, kuidas keegi kasvab või kuidas Jumal kellegi kätte saab. See on Jumalale pühendamise hind ja tasu. Meie tasu on igavene elu. Ja kui me oleme oma elu Jumalale andnud, siis asjad lihtsalt sünnivad. Et niimoodi on selle piirkonnaga
Ja nüüd ma ütlen veel kord, kes meid teeb rikkaks? Kristus. Kristus. Kui me hakkasime siin Marguse juures käima, siis Jumal rääkis ka siis. Jumal pani juba siis palvetama sinu ja Pille eest, et midagi toimub. Ja minu jaoks, kui see maja valmis sai, siis mulle tunne, et kuidas see nii ruttu sai. Ja kui me siin avamisel olime, siis ma tundsin, see jääb varsti kitsaks. Aga see tähendab ikkagi, et need soolaterad lähevad laiali. Ja selle maa või paiga rikkus on Jeesus Kristus. Kogu rikkus. Ja see paneb inimesi tegutsema selle motiiviga, mida Jumal annab elu jaoks. Et külvata elu. Nii, see on nüüd üks asi, mis ma et selle päranda rikkuse kohta. Aga täna hommikul Eestimaa on nii katki tehtud ja me teame seda, et pimedus katab maad, aga pimeduse järgi tuleb valgus. Maalani raamat Saabub pimesund. Ma tõin kunagi selle raamatu. See räägib väga hästi sellest, kuidas vaenlane teeb. Ja kui sa vaatad, mida vaenlane teeb, on kõik piiblis kirjas. See kinnitab seda, et vaenlane loeb piiblit rohkem kui Jumal rahvas. Aga kui Jumal kastab selle rahva sõna sisse ja vaim tuleb, Jumal ootab seda aega, millal valada välja see vaim ja see valatakse välja. Ja siis on need üleloomulikud asjad ja siis ei saa mitte midagi, see, mida sa täna rääkisid. Siis hakkavad vaimuainid tööle. Sa ei saa teistmoodi, sa pead olema surnud Kristusele, et Kristus saaks elavaks sinu sees. Ja siis sa teed neid asju. Inimene saab terveks, imed sünnivad, siis sa vaatad, et kas haiglat on vaja. Kas te saate aru? Kogudus on haigla. Siin ta kasvatab, siin ta istutab. Tervenemised sünnivad ainult see, et inimese vaim saab Jumala vaimu kokku ja Jumala vaim hakkab tegema tööd südame sees. Ja kõige raskem on see, et praegu on nagu näha, et sa näed, et vaenlane on tahtnud meid täiesti ära hävitada. Kõige ennem tapab ta mehed ära, siis ta tapab naised. Me teame piiblis, kuidas Herodese ajal oli või Moosese ajal. Aga juudi lapsed ja naised oli tagaramad poisslapsi päästma. Ämmaemandad. Et siin on võti, millest meie peame palvetama. Sest et Jumal ei saa mehi hävitada. Ta ei saa. Ja Jumal ütleb nii, et ta annab mehele abi. Ja kui te panete tähele selle vabaduse algusega, kohe hakkas vaenlane tööle. Ta lõhkus ära selle liidu ja hakkas siis naisi üles panema umbes nii, et mehi pole vaja. Naised on nii tublid, nad saavad kõiki asju, nad peavad presidendiks saada, ministrid olla kõik. Ja sa näed, milline on tulemus. Aga mina ütlen selle koha pealt, et kogudus peab andeks paluma oma tegemata töö, et ta pole teinud. Ja selles mõttes, kui Jüri Hennol ilmus see raamat Kahe tulega rahvas, siis see näitab veel kord seda, et meile on antud see, et see vanem põlvkond ja noorem põlvkond, et see 50-aastane põlvkond, kes ei kuulnud mitte midagi Jumalat, et tuli tuleb kahest otsast ja tuleb nii suure leegina, et see katab kõik Jumala armu alla. Isegi siis, kui see inimene ei tunne, aga tilgivaiad lähevad nii laiali, et patule on tee kinni pandud, ta ei saa enam pattu teha, sest Jumala kartus katab maad. Ja tal on ainult sinna müüri prakku vaja neid väheseid. Ja kui see ülistus on, siis on see tee sillutamine selle Sioni auposti järgi. Et neid pisikesi nagu kogudusi või rakukesi on hästi palju üle Eestimaa. Ja Jumal valmistab praegu ette, et valada seda vaimu. Ja nüüd on see koht, et mis on meie usuga teed. Et kuulge, tõuseme, natuke sirutame. Ma annan tänu palve lihtsalt. Issand, tänu ja kiitus sulle. Issand, me austame sind, issand, sa oled elav Jumal, sa teed neid asju, sa ei tea, millal miski asi juhtub, aga sa valmistad meid ette. Ja issand, ma tänan sind Marguse ja selle meeskonna eest, kes aitasid seda korterit teha ja milline külv oli seal. Issand, tänu ja kiitus sulle, issand, et need
inimesed võivad igal ajal rääkida, nad tulevad erinevate küsimustega ja nad saavad vastused. Issand, tänu sulle, et keegi külvas, keegi kassis ja keegi lõikab ja sina oled see, kes lõikad. Issand, tänu ja kiitus sulle, issand, et meil on pärandus sinult. Issand, me õnnistame praegu Margust ja Pillet, issand, tänu sulle, et sina oled kõik ette valmistanud ja issand, ma tänan, et sa võid õnnistada seda kogudust, kõik, kes on siin, käivad sisse või välja, sest nad on kõik jänused, nad igatsevad seda tõe tunnistust ja tõe austamist. Issand, tänu ja kiitus sulle, issand, et sina oled vabastaja, sina oled päästja ja sina lood olukordi, et meil on tõesti jänu tõe järgi. Issand, tänu sulle, kiitus sulle, issand. Ja sa kastad meid sõna sisse ja valad oma vaimu välja ja ilmutad oma tahet isiklikult. Selles kutsumises ja ametis keegi on, sest Kristuse ihu on täiuslik. Sinu veri on valatud. Näpp teeb oma tööd, käsi teeb oma tööd, pea teeb oma tööd. Issand, tänu ja kiitus sulle, issand, sa paned need jalad liikuma Jeesuse Kristuse nimel. Jeesuse Kristuse nimel ja Kristuse ihu tõuseb üles ja saab ilmutatud igale ühele. Ja me kustutame kõik vaenlase tulised nooled, mida ta tahab küll saata siit või sealt. Aga issand, ma tänan, et usukilp on meil nii tugev, et sina kinnitad ja julgustad ja annad vaimuannid vabaks Jeesuses Kristuses, et me võime tunnistada ja rääkida seda, mida sina teed ja kuidas sina teed. Austus ja kiitus sulle, issand. Anna igale ühele igal päeval tunnistada, ära tunda, mida Jumal teeb. Et me suu on lahti, me kõrvad on lahti ja me kuuleme, mida sa ütled, me kuuleme, mida sa ja näeme, mida sa teed, issand, tänu sulle. Ja me saame tunnistada elavast Jumalast, tema pojast Jeesuses Kristuses, kes päästab meie hinge. Issand, tänu ja kiitus sulle, issand. Au ja kiitus sulle, issand. Austus ja kummardus sulle, issand. Ära mine mitte kellestki mööda. Kasuta igat ühte. Just nimelt sellega, mida ta oskab, mida ta suudab. Et tema usk on kinnitatud nende tegudega ja nende sõnadega, nende mõtetega, mis austab sind. Au ja kiitus sulle, issand. Jeesuse nimel. Amen. Kiitus Jumala. Ma tulen siit. Nii, raamat siia.